Tere tulemast Otepääle, kus küll ei toimu olümpiamängud, kuid kuhu on inimesed kogunenud siia samma Munaka Restosse, et elada kaasa meie olümpialootusele Henri Sildarule. Mis siis kohe toimuma hakkab? No Munakal reede õhtul toimub palju asju, aga praegu täna õhtul on selgelt kõige olulisem Henri Sildaru finaalsõit, mida kõik põksuva südamega ootavad. Algselt neljapäeval toimuma pidanud võistlus lükati ilmaolude tõttu reedele, kuid seda enam oli inimestel põhjust koguneda Munakal ehk Väike Munamäe suusakeskuses, kus lisaks fännlusele saab ka ise suusad jalga panna ja mäele minna. See reede õhtune öömägi on tõesti siuke asi sellepärast tehtud, et need inimesed, kes reedel võib-olla hakkavad kuskilt linnast peale tööd tulema, et nad saaksid siis kohe oma nädalavahetuse lahti teha ja suuskadele või lumelauale. Kui suur lootus teie arvates üldse on, et Henri võtab täna medali? Lootus on ikka ja ütleme niimoodi, et finaalis hakatakse nagu hullu pöörama, aga näpud on pöödleb peos ja loodame parimat. Kolmandana sai kvalifikatsioonidest läbi, et ma arvan, et kui Henri annab endast parima, siis äkki lootust on. Telekas käib ja loomulikult see on tänase õhtu kõige olulisem asi, et seda praegu siin oodatakse, näritakse küüsi vaikselt. Tahaks nagu väga loota, et Eestile tuleb medal ja mis võiks meile rohkem nagu headmelt teha, et kui see tuleb just sel samal alal, mida siin Munakal ka harrastatakse, eks ole, mitte rennisõitu, aga freestyle, et see oleks nagu super, et mäespordile medal olümpialt. Finaali noorima osalejana polnud 19-aastane Henri varasemalt ühelgi tippvõistlusel rennisõidus poodiumile jõudnud. Kuid lootust, et võib sündida midagi ootamatut, oli rahva seas tunda peale teist vooru, kui Sildaru tõusis kogu arvestuses esimesele kohale. Peale teist vooru on Henri esimesel kohal. Mida see tähendab? Kas ta võibki tulla võitjaks? Hetkel on väga huvitav. See oli ju, kuidas öelda, üllatus, ega seda ei arvanud. Võib kõike juhtuda, kunagi ei tea. Siin on väike viga ja nagu näe, esimesel voorul kõikidel läks halvasti, 1-2 head hüpet ja... Medal on meie, olümpiamedal tuleb, see on kindel. Kolmandas voorus tegi Sildarust ainsana parema tulemuse ameeriklane Alex Ferreira, kuid ärevust ja lootust, et Sildaru võidab Eestile selle olümpia esimese medali, oli tunda võistluse viimsete hetkedeni. Kuidas on emotsioonid peale seda, kui esimene medal on nüüd Eestisse jõudnud sellel aastal? Ei no emotsioonid üleval. See on see medal, mida ei võta mitte keegi meilt ära. Siin ei ole mingit kahtlusi, puhas sport, ülikõva vend, näinud kõvasti vaeva, tuli see, mis tulema pidi. Seal see esimene, teine koht, see on tegelikult olid mõlemad võrdsed. Väga tore ju, väga hästi läks talle, et otsime pöialt ja läks täpselt nii, nagu pidi minema. Kuld oleks vaja olnud, arvasime juba, et kuld tuleb ära, pettunud, et hõbe tuli, aga ei, tegelikult ei, väga uhked, et nii läks ja ei saanud paremini arvata, et sihukest asja tuleb. Et 4 aasta pärast uuesti ja siis on juba bigger, slopestyle ja siis on 3 kulda. See on kindlasti õnnestumine ja vaadake, kui hea treener on. Üks treener on viinud 2 sportlast olümpiani ja medaliteni. Aitäh, Tõnis! Aitäh!